Juba vanarahvas teadis öelda, et kes teeb, see jõuab ja taaskord olen tulnud nende meeste juurde, kes teevad ja jõuavad palju. Kaspar remondifirmast. Jälle te müütate iga kord, kui ma teile juurde tulen, siis on teil jube kiire aeg, et sul ei ole aeg isegi telefoni vastu võtta. No eks ikka ehituses ongi kiired ajad, on ju, et tööd jagub igale rindele. Kus me praegu oleme? Praegult me oleme Kalamajas, üks väga vanas ägedes ajaloolises majas. Ja siin siis kliendid ostsid korteri ja alustasid renoveerimist, et nad siin lammutasid. Algus omal käel on, jah? Ja, nad tegidki suuresti nagu selle lammutuspoole tegid ise ära ja kõige suurem mure oligi nagu vannitoaga, et seda ikkagi ise inimesed ei remondi. Enne kui vannide juurde lähme, siis räägi, mis te siin olete teinud ja mis te nagu, ma saan aru, et üllatusi oli oma jagu ju tegelikult. No ja, kõik oli väga lihtne alguses, eks. Et pidime tegelikult võtma vana põranda üles, parketi, siis uus parkett maha, esikus või õigemini esikköök oli siis varasemalt oli tõstetud, oli seal põrandaküte ja plaaditud, et sellest tahtis inimene lahti saada ja tahtis, et oleks kindlasti samas tasapinnas. Ja siis hakkasime otsast võtma ja kui selgus, et vana parketi alt tuli välja siis originaal mingisugune laudpõrand ja see oli tegelikult totaalselt läbi omadega. Et sealt näppu lükkasid juba sellisest sentisest lauast nagu täitsa lõdvalt läbi. Ja võtsime selle põranda üles, põranda all selgus, et on 25 senti liiva ja mingit risu täiesti ja sai need põrandad siis enam-vähem ära silutud, siis panime sinna XPS-i vahu peale ja selle peale siis kile ja siis sinna kipsivalu kõige lõpuks peale. Nii et siin on tegelikult parketi all ongi kipsivalu põrand. Põrandaltele sai siis kasutatud 2 erinevat materjali, et siin on esikköök on siis siuke asi nagu SPC, et ta on hästi jäik, ta on siuke komposiitmaterjal, ta kannatab vett ja vilet ja ta on hästi suure tugevus või selle kulumiskindlusega. Ja eluruumid said siis siukse peenema laminaadiga, mõnus kork all, hea pehme, jala all ka väga mõnus. Ja seda on siis laotatud siis nii siis magamistuppa või elutuppa. Nipet-näpet elektritööd väidetavalt kõik ennem töötas, siis eelmine omanik väitis niimoodi. No reaalselt tulemus on siit näha, et tegelikult oleme juba valmis jõudnud, hakkasime pesasid ühendama või õigemini lülitid ühendama, siis ei lülita need lülitid seda, mida peab. Et oli paras segadus, leidsime seina seest mingi arutoosi, siis teibitud juhtmed ja oh my god, horror on. Ei, see teibitud juhtmed, see on tegelikult väga ohtlik ka ju. Absoluutselt, et see nüüd ei ole kindlasti asi, mida tohib seina sisse jätta. Ja kõik on nüüd korralikult vaoklemmidega ühendatud, doosid on õigesti tehtud, ligipääsetavad, teenindatavad. Ja minek on veel siis palju? No tegelikult tänasegagi lõpevadki tööd ära. Lausa niimoodi? Jaa, laelaudis on veel paika panna siis üks valgusti ja siis me oleme siit läinud, et järgmine nädal tullakse kööki paigaldama. See juba enam meisse ei puutu ja kui köök asjad on paigas, siis me tuleme lõpuks teeme ka liisturingi, sest klient tahab ise minna liistupoest valima, aga poodi praegult minna ei saa. Siin on nüüd magamistuba, et see ukse ava jäi ka niimoodi lihtsalt enam-vähem ära pahteldatud, siia tuleb veel liistud ka peale, et inimesed taastavad ise selle originaalukses on neil alles, keldris ilusti ootab oma aega, et nad pole veel otsustanud, kas nad selle panevad siia või pane, aga vähemalt valmidus on. Ja see on siis magamistuba, kus tuleb väike töölauakene ja siis siia ühte seina veel garderoob ka. Ja nüüd lähme vaatame sinna vannituppa ka, mis on siis võib-olla kõige rohkem higi ja vaeva nõudnud. Ja, et see on väga kihvt vannituba. Ja, et see vannituba, see totaalselt kõik segi pekstud. Kõik, mis oli vana minema, siin oli veel põranda seest, tulid mingid osaliselt vanad malmtorud välja, kuigi püstak on juba ära vahetatud, et sellepärast on siin ka siukene kast, et see on väga üks kummalise kujuga siin kasti sees. Ja õnneks on tegemist esimese korrusega, siis meil oli väga lihtne keldrisse seda ühendust teha. Okay. Et ei pidanud nagu alumisi naabreid kolitama, siis seal vist kedagi enam ei ela. Siia tuleb sul pesumasin kuivata, on ju. Siis see ongi nagu päris maja oma seinu ja paks. Ja, et nagu sa näed, et siin on nüüd kipsein vahel ja seal on siis magamistubad, aga vanasti oli siin uks, et see vannituba vets oli 2 eraldi ruumi kunagi. Aga need seinad on kivisein, see sai siledaks krohvitud, pahteldatud ja siia peale on kantud kapar oli mis ta oli stuko dekor, siukene efekt, värvekrohv, et inimene soovis niukest betooni välimust, me siis erinevaid variante läbi arutasime, kuidas teha, mida teha ja see oli nagu kõige kuluefektiivsem, et mikrotsement oleks läinud umbes 3-4 korda kallimaks. Ja see, kus sa seisad, tuleb siis valamu ja terves pikkuses töötasapind, kus all on siis kapid ja kõik selline. Kui ta nii kibe andmine on teil ikka kuskil veel nagu ruum, et inimene teie pool pöördub? No ütleme, pikemate tööde puhul on hetkel selline kuu natuke peale on järjekord, et sõltuvalt nüüd tööliigist ka. Aga pisitöödega ikka mahutame kalendrisse, neid loomulikult ka, mida soemaks ilmad lähevad, rohkem liiguvad inimesed, seda rohkem ka hakkab igasuguseid soove tulema. Hetkel on hästi suureks piiranguks inimeste puhul just see, et nad ei saa ise asju poest kätte, nad ei saa minna valima.
aga tööd oleks ikkagi vaja ära teha. Et siis on loomulikult hea kohe pöörduda remondifirma poole, meie saame nii-öelda asjad kokku leppida, saame plaani aidata, koostada, materjalid varuda, tuleme kohale, teeme tööd ära, lahkume ja kõik. Meiega ühendust saab siis nagu ikka, kas siis telefonidel 451210 või siis kirjutada info@remondifirma.ee või juba kodulehe siis päringuvormi kaudu.